No nii, tere jälle. Täna räägin siis natukene lähemalt üleminekutest ja kuidas teha neid Adobe Premiere'is. Mul on siis Audio Junglist võetud niisugune aastaajane siis pakett, kui ma ei eksi, see maksis mingisugune $200 umbes ja selle eest siis saad kõike musa, ühesõnaga kõike, mis seal on. Ja ma võtsin siis siit niisuguse transitioni paki, mis on mõeldud siis Adobe Premiere'ile. Siin on 1500 erinevat transitionit, tõmbasin selle alla 1,4 giga, ühesõnaga väga lihtne, tõstin selle lihtsalt siia ja kõik see 1500 erinevat varianti on siin olemas. Kas tasub ise teha või tasub osta? Et antud hetkel siin on nii palju erinevaid variante ja kui asjadega on kiire, siis kindlasti mina pigem ostan ja viskan nad siia sekundiga peale, et see käib nii lihtsalt, et võtad siit ühe lahti, plaks ja sul on see olemas. Et mina läheksin seda rada pidi. Kuidas ma neid kasutan? Ma kasutan üldjuhul transitioneid niimoodi, et kui ma olen üleval droonikaadri peal ja tahan minna siis maakaadri peale näiteks, mis on siis maast filmitud nii-öelda, ruumin alla. Või teine variant, lähen siis zoomiga üles taeva peale. Miks ma siin ei läinud, oli see, et kui transition lõpeb sul umbes siin ära ja mul läheb siit suht kohe zoomi niisugune hästi kiirenduskaader edasi, et oleks jäänud hästi närviline, et sellepärast ma sinna seda ei pannud antud hetkel. Aga tavaliselt ma üldjuhul panen ka start, ütleme start käib või mingisugune maakaader, plaks ja panen zoomi kaadri nii-öelda zoomi transition üles, et see on tegelikult päris äge, aga siin ma otsustasin mitte seda panna. Siin jällegi siis maakaader, mille pealt lähen siis üles taevasse ja siin ma jälle alla ei ole seda tulnud, sest kuna see kaader on iseenesest siin suht lühike ka, et kui ma lisan veel selle transition, et ütleme, et siit läheb see pilt okeiks ja siit tuleb juba uus kaader sisse, et siis ta on niisugune ka hästi närviline ja tavainimene, kes seda vaatab, kes seda videot ei ole monteerinud ja kes nagu nii igapäevaselt sellega ei tegele, siis tema silm nagu seda ära ei registreeri. Et siin on natuke rohkem õhku, plaks, zoomin sisse, siit jälle lähen üles tagasi. Zoom out, zoom in. Siin jällegi samamoodi, et siin on niisugune maakaader ja siin ma vahetan ka asukohta, et need on filmitud kahes erinevas kohas, siis ma arvan, et kui sa vahetad ka asukohti, siis on ka nagu hea mõte neid kasutada. Aga jällegi võiks jälgida, et plaanid oleks natukene erinevad, et siin on niisugune keskplaan ja siit ma lähen jälle niisugusele suurele, kus on palju õhku. Siin ma arvan, et ta toimib niisugune päris ägedalt. Ja siin jälle siis lähen drooni peale, tulen droonilt tagasi, drooni peale ja droonilt tagasi. Et need on niisugused hästi head ja kindla peale kohad, kus neid on nagu hea kasutada. Siin videos ma küll nüüd ei kasutanud, aga mida ma olen ikkagi teinud, on tegelikult see, et ma näitan nüüd, kuidas siis reaalselt seda transitioni pakki siin kasutada, et 1500 erinevat varianti. Et siin, mida võiks kasutada, on näiteks niisugune, et ta näitab siin pildid ette ka, et kuidas see nagu välja näeb. Aga kustutame need pildid ära, nagu ma ütlesin, et hästi lihtne sekundite mäng ja see asi on tehtud, et paneme ta. Koht on. Siin on kohe hea märk ka peale, et ise siis leiab hästi selle keskkohaga üles. Näiteks siit lähed siis niimoodi plaks alla. Näiteks siit lähed paremale üles, sest oli et variante on hästi palju, et kui on niisugused sarnased plaanid nagu üksteise otsa, et siis võiks kasutada neid niisuguseid plaks, niimoodi üks, siis siit võiks tuled jälle niimoodi, keskosa siin on. Aga kuna need kaadrid on siin suht lühiksed, et ma pigem eelistasin nagu mitte, et inimese silm siis nii-öelda reageeriks, et oleneb natuke sihtgrupis ka, et kellele sa seda videot teed. Teine äge transition, et kas nüüd teha käsitsi, mida võiks teha käsitsi, et kas Adobe enda, mis siin juba sisse ehitatud on, et kas need on nagu head. Adobe enda omasid, mida ma kasutan tavaliselt, niisugused kõige lihtsamad klassikalised on siis, ütleme, et kui ma tahan mingi loo ära lõpetada, lasen pildi mustaks ja tulen teisega peale või siis niisugune lihtsalt tavaline üleminek, et niisugune
ütleme, et neid ma kasutan, aga üldjuhul ma ikkagi rohkemasid väga ei kasuta neid, et nad on niisugused vuhvlid ja ei ole ägedad. Aga mida tasuks teha käsitsi, on näiteks niisugune asi. Seda tuleb juba filmimisel siis arvestada. Siin on niisugune post ja posti tagant siis tuleb teine kaader peale. See ka hästi lihtne, ma arvan, et paljud teavad, aga võib-olla keegi ei tea, siis ma igaks juhuks näitan ära, kuidas ma selle tegin. Siin on mul pandud nüüd niimoodi mask peale ja siis see mask liigub siis selle postiga kaasa. Ma kustutan selle maski siit korra nüüd ära ja kuidas ma seda tegin. Siit valid siis selle pliiatsi nii-öelda, teed ühe punkti siia, teise punkti siia, siia ja siia. Siis pane inverted, oleneb kumba pidi sa teed, et siis siit saad nagu valida, kumma poole sellest maskist nii-öelda võtab. Kindlasti pane siis mask, pätt pane peale, mu hääldus on kindlasti super, aga see selleks. Nii, ja kuidas nüüd siis edasi? Võtta aktiivseks see mask, lähme siis edasi, kuni ta läheb kaadrist välja, sellega tuleme siia. Ja siis, üks moment, tuleme sellega siia, keerame selle otsaks ka. Et niimoodi, vaatame, kuidas ta jäi. Siit jäi niimoodi ja võtame siis alguse ka. Tuleme siit siia jälle. Tuleme siit siia ja natuke veel. Selle oleks ikka põhimõtteliselt kohe seal lõppu, ma arvan, ära tõmmata. Igaks üks ei tõmba, aga üldjuhul jah, et võid, oleneb enda kaadrist, et nii ja nüüd see siis näeb välja meil niimoodi. Plaks liigub kaasa ja tuleb siia. Nii ja nüüd teeme siis selle aktiivseks ja ongi hästi lihtne ja samas efektne niisugune üleminek tehtud. Aga seda tuleb jälle siis filmimisel nagu vaadata, et kui näed mõnda ägedat posti või asja, siis arvesta, et sa teed niisuguse kaadri, et ma kustutan jälle korraks ära. Et teed niisuguse kaadri, et alustad kaadrit siis, kus seda objekti sees ei ole ja ta peab olema terve nagu kaadri ulatuses siis sees. Ja tundub, et praegu on kõik, loodan, et oli natuke täpsem ja arusaadavam, kuidas siis võiks kasutada ja mida võiks kasutada. Et jällegi reegleid ei ole, see on lihtsalt minu enda isiklik arvamus ja minu enda nii-öelda, mis mul on välja kujunenud, et mis minu arvates toimib ja mis ei toimi. Vot, tšau!